ära lõhkus vahepeal. Okei, väga professionaalne. Enne ainult sitaks kaua parandasin seda. Sorry, filmi ma ei saa enne alustada, kui see valmis. Ma ei saa seda ju kõveralt jätta nagu. Saad sa aru ju see ja see peaksid joones olema. Kes see tegi vahepeal? Ei ole hullu, ma nii õnneks maksan ainult mingi jõhkralt raha endale kaameratelt, et siin oleks. Kui keegi arvab, et see mingi nali praegu ei ole. Ei no... Ma saan aru, aga nagu... Miks see välja ei tule siin? Appi. Ma reaalselt parandan selle ära, siis ma lähen kardina vahele, ma tulen uuesti välja. Ma ei tea, kuidas teil läheb. Ma tegin... see tuli siit ka ära. Väga lahe. Ja... Okei. Hea algus, väga professionaalne. Mõtlesin, et see aasta filmin ainult ühe korra, et ei ole hullu. Okei. Me vist teeme kõveraga. Sest see ei lähe enam korda. Ära üldse muretse. Nii. Väga hea. Nii kogu aja tahtsingi. Tuli välja. Väga hea. Mis te nüüd Tartu? Aitäh teile ja tere tulemast siis teise poolde. Tere tulemast vaatama minu uut tundi, vertikaalne lõpmatus. Ja hakkame otsast pihta siin töötav inventaariga teatrimajas. Aga millest me räägime täna? Ma räägin mõned reisilood, ikka räägid sellest, mis su elus toimub. Ja ma eelmisest aastast olin peaaegu pool Eestist ära, püüan rohkem teha inglise keeles komöödiat, vahet ei ole. Aga ma räägin ja paar reisilugu, sest mulle täiega meeldib reisida, aga mida rohkem ma reisin, seda rohkem mulle siin ka meeldib. See on, vaata see, et sa nagu arvad hästi paha ja sa oled veits ära, siis kurat isegi päris äge või nii. Või lihtsalt see, et kuidas inimesed, kes ei ole siit, nagu ma ei mõista neid ja nemad ei, sest see perspektiiv elule, näiteks need, kellel ei ole päris külma, ma ei viitsi üldse suga rääkida. Ja siis, tead, vaata see sügise esimene päev, kui on esimene külm ilm. Eelmine nädal on ju. Ja siis see, kuidas Eesti inimesed on tänaval lihtsalt kollektiivselt kettas. Käed rinnal risti pobised, kuradi sitt. Ei, see on aru saada, me teame, mis tulemas on, ajabki vihaseks, on ju. Ja mul oli paar aastat tagasi üks Austraalia sõber külas, need samad esimesed päevad. Ja tüüp nüüd vaatas meid kõiki tänaval vandumas, küsis, et miks te nii vihased olete, et jumala mõnus värske ju. Ja siis seletad talle, et kuule, kohe läheb 30 kraadi värskemaks, et ega te nüüd... Või lihtsalt asjad, mida sa näed reisid, mida sa ei näeks Eestis mitte kunagi. Näiteks olin terve augustikuu taaskord Šotimaal Edinburgis, käisin maailma kõige suuremal komöödiafestivalil Eestit esindamas. Aitäh! Ei! Ega ma hästi ei esindanud. Ei, need vennad, kes käivad kuskil Lääne-Euroopas juveele röövimas, käivad ka tehniliselt Eestit esindamas ju ikka pass taskus ja Koidula südames, ütles ta Koidula soenguga. Aga mingid asjad, mida sa ei näeks lihtsalt, nagu näiteks olin Edinburgis ja päeval läksin lihtsalt lõunat sööma kuskile kõrtsi ja näen, seal on kaks meest musitseerivad, ühel mingi pika kaelaga mingi lauto, teisel mingi iidne vilepill on ju ja nad ei olnud esinejad, nad olid külalised, kes otsustasid musitseerida. Ja sa ei näeks Eestis ju mitte kunagi sükest asja. Nagu saad sa aru, tüübid mängid mussi ja siis mingist siseneb kolmas kohalik ära ja näeb neid ja on nagu nii üllatunud, et ja käisar Fedelin, algo get me Fedel. Ja siis läks koju, tuli oma vilepilliga tagasi ja nüüd neid oli 3. Nagu kujutad ette Eestis sükest asja või?
Lähed Aleksandri pubisse, vaatad, seal on 2 tüüpi, üks pingipillil, teine jauramil. Ja oled nagu, mes asja mehed? Te tõnõstate vä? Ma olen toon oma tõnõna. Ja siis tuled oma kuredi pesulauaga tagasi ja nüüd teid on 3 vä? Ei ole ju, söö oma šnitsi ära ja tõmba nahku, mis kuredi vilet sa puhud siin vä? Või näiteks tegin sõpradele, asjad veel, mida sa ei näe välismaal Eestis, vahet ei ole. Ei, see on veider, sest mulle Tartu poisina vaata, räägiti kogu aeg, oi Tallinn on nii ohtlik linn. Lepime kokku, Eesti ei ole ohtlik. Ükski riik ei ole ohtlik, kui uudiskünnise ületab see, et Võru ja Põlva noored kohtusid. Kas nagu löödi ka või? Ei. A põrnitsemist oli kõvasti. Ei ole, ma olin Frankfurdis, ma läksin raudteejaama valest uksest välja ja ma kõndisin läbi Darkwebi. Päisepäeva ajal nägin, kuidas üks härra istus äärekivi peal, tegi mingit asja veeni, jäin korraks vaatama, siis ta vaatas mind vihase näoga nagu nahhui maavahin. Aga ei ole noh. Samamoodi olin Edinburgis on ju ja näen üks päev, kuidas mööda tänavat tuleb üks noormees, kuidas ma viisakalt ütlen, üks saladuseks jääva seksuaalse orientatsiooniga noormees. Ja ta tuli, mis asi see kuradi see pulga otsas hobuse pea on, vaata, ja on see, on ju, ja ta tuli, aga nagu välja mõeldud sellega. No, see on juba välja mõeldud hobune, aga tal polnud seda ka. Ta tuli lihtsalt käed ees mööda tänavat lihtsalt. Vahepeal natuke perutas ja see tegi seest soojaks, noh. Ei, inimene saab olla tema ise. Sest vaata, kui rõve Eestis on lihtsalt tänaval, ma ei tea, kas te olete tähele pannud seda, kuidas meil ei ole tänaval isiksusi, vaata. Siin ma olen Sander, on ju. Siis lähen õues, on all kuubik. Kuni jõuan, kuhu mul minna on, jälle tuppa, jälle Sander, on ju. Aga kujuta ette, kui su sees elab nagu. Siis pead lihtsalt kuradi beeži tuulekaga trammis seisma. Aga olin Edinburgis ja siuke küsimus, võib-olla seda, kui tulevad külalised külla, on ju, sõbrad tulevad külla, sa teed neile süüa, kas sa küsid nende toiduallergiate kohta? Ei küsi, on ju? Sööd seda, mis on? Ei, aga muidugi ei küsi, on ju? Saad sa aru, tegin muidu hästi palju välismaa koomikuid sõpru külla, tegin siukse suure õhtusöögi, esimene vend astus tuppa, vaatas lauda, küsis, et okei, aga et milline nagu siis see laktoosivaba sektsioon on? Kuradi laktoosi vaba. Meil on põhiseaduse 3. sõna on hapukoor, mis kuradi laktoosi vaba. Ei, sest me ei ole ju veel nii arenenud, on ju? Meil ei ole ju veel toiduallergiaid. Meil on lihtsalt vahepeal põhjalt või raske hingata, kui Snickersi suhu paneme, tead see? Eesti mehe 28 aastat pole tahkeid sitta tulnud, mis laktoosi talumatus? Teist tuleb see mingi välja mõeldud luuletus. Ei no mis kurat, terve mees, kes perse kaudu köhib või mingi. Mine arsti juurde, kurat küll. Kui selles põnev fakt, mul on praegu põhjalt. Üle 12 aasta komöödias üle 3000 korra laval. Mul on väga närviline organism tänase päevani. Iga kord kardina vahelt välja astun. Kui mõni on mõelnud, miks ma siin laval nii staatiline olen ja ringi ei liigu, siis ma pean hoidma siukses fikseeritus. Aga ma enam ei viitsi, ma kunagi võtsin täiega neid tablette mingid, et tahkemaks teeksin nii ja ma olen alati mõelnud, huvitav, kuidas see tablett töötab. Et loogiliselt mingi keemiline reaktsioon on ju, kõik hoiavad käest kinni, keegi ei tilgu, aga mulle meeldib mõelda, et äkki ta on rohkem selline motivatsioonirohi. Et kukub muudkui allapoole ja julgustab organeid. Heia, hip-hop.
Kakaauk on tipp-top. 12 aastat komöödias üle 3000 korra laval ja kuhu me oleme jõudnud on Kakaauk on tipp-top. Kas see Sander läheb ka aastatega paremaks? No läheb ja ei lähe. No. On ja ei ole. Ja ma räägin selle kõige olulisema reisiloo ära, mille pärast me siin üldse oleme ja siis me saame edasi minna. Olin kevadel, olin Hispaanias, olin Barcelonas ja mulle täiega meeldib reisida, aga on üks vestlus, mida ma ei viitsi tänasel päeval enam. Lihtsalt see meie poliitilisest ja geograafilisest olukorrast tulenevalt on vaata üks eriti mingi ameeriklast, nende sittagi maailma asjadest aru vaata. Ja siis see, kui oi Eesti, issand, kui põnev, kus see asub? Ja sa proovid vaata need Soome kõrval, oi ei ütle midagi. Võib-olla Läänemeri vodka ei ütle midagi. Siis viim... Venemaa kõrval. Kuidas? Venemaa? Ja siis täna, oi... Perse nii traagiline on, tule piiri peale appi või mida me siin... Kaugel maal nutame nagu, aga ma ütlen ausalt, kui venelased peaksid ründama, siis palun siis, kui mina olen reisil. Ja mitte isekatel põhjustel. Komöödia pärast. Ma ei suuda ette kujutada naljakamat vestlust, kui kujuta ette, ma olen olnud, ma ei tea, Londonis Airbnb's paar päeva, hommikul vaja võtti tagasi anda ja siis loen veel enne check-out'i uudiseid. Vaatan kodumaal lippvahetusse läinud ja siis lähen oma Airbnb tädi juurde võtid keerutades, et ma nüüd väikest viisi sõjapõgenik ja jään pikemaks. Aga igal juhul, olin Barcelonas ja olin välja astumas sellisest asutusest nagu Hispaanias on sellised asjad nagu social clubid, need on põhimõtteliselt kanepipoed, sest nad on üks riik, kes on teinud selle pöörase otsuse, et hei, selle asemel, et tudengeid mitte millegi eest vangi panna, koguks äkki maksuraha, ma tean, pöörane. Ja see on see üks koht, kus on raske varjata, et ma päriselt vian olen. Nagu, mis mõttes meil 30 aastat samad vennad puldis midagi ei toimu? Ja ma tean, Sander, miks sa komöödia etendusel poliitikast räägid, sest praegu saab. Vaata, meil ei tohi poliitikast rääkida, meil on suur tüli, parem, vasa, kui sa oled loll, sa oled maalt, aga nüüd Kaja sai korraks ükse pasaga hakkama, me oleme kõik keskel koos ja... Või mul on see, et müü Venemaale kaupu, kui Venemaale kaupu müüa vaja, aga Vene rahval ka kaupu vaja, aga nagu kui vittu kaugel sa saad reaalsusest olla. Ma ei taha Kaja kohta midagi öelda, tubli poliitik ja nii, aga mis mõttes, kui su käest küsitakse, su isa on tuntud varas ja su käest küsitakse, et kuidas pensionid peaks hakkama saama ja sinu vastus on ei tea, minu vanematel on häste. Ei nagu, mis me plaksustame, nagu tore ja nii, aga sa Lõuna-Eestis oled käinud või? Inimesed aktiivselt nälgivad, vahet ei ole, naljad. Olin teel social clubis, olin hommik otsa istunud, suitsetanud olin ja ma tean, nii mõnigi praegu mõtleb, Sander, sina ja Kanep, kes oleks arvanud? Nagu, ja stereotüübid vastavad tõele ja teevad haiget või nagu... Ei, oli üks päev olin Tallinnas, kaks mingid välismaa tüdrukud tulid lihtsalt tänaval minu juurde ja küsisid, et ega sa ei tea, kus Kanepit osta saab. Ma ütlesin, et see ei ole rassism, aga see on midagi. Niimoodi kuradi kaane järgi raamatut hindama vaata, aga ma ei saanud väga pahane olla, sest mul oli samal ajal joint käes ja ma olin teel linnahalli katusele, see selleks. Olin teel social clubist mere äärde ja ma olin saanud paar minutit kõndida, kui tundsin õla peal suurt karvast sõbra kätt, vaatasin, seal oli üks kõhukotiga härrasmees ja tema teksashortsidega sõber ja nad tutvustasid ennast, ütlesid, et tervist, et me oleme kohalik politsei, teid nähti välja astumas Kanepi asutusest, turistid ei tohi nendes käia, sooviksime teie koti läbi otsida. Nüüd, sarnaselt minule ka teie ilmselt mõtleksite seda kõhukotiga meest vaadates, et kes sa peale politsei ikka olla saad. Või nagu, ei ilmselge, et skämm, aga mul ei ole palju valikuid, sest äkki ta on politsei. Mis ma siis ei näita, lähme jaoskonda. Pluss mul oli nagu see, et nad ilmselgelt nad tahavad mu kotti ära varastada, aga seni, kuni ma sellest kotist kunagi lahti ei lase tuuseldab. No las ta otsib, mis võtab mu trussikut kaasa või? Nagu äkki tema saab selle triibu välja vaata.
mul oli see, et hoian kotist kinni, otsi, mul on mingi kuradi 2 grammi kanepit, võta kaasa, ma lähen ostan uue, mingit vahet ei ole ju, lihtsalt jäta rahule, vaata. Ja lasin tüübil otsida, teise vennaga siin ajasime juttu ja tüüp võttis mu 2 grammi ja loeti sõnad peale, et nii ei tohi, hakkasid ära kõndima. Ma olin veel suht rahul, vaata, et mul oli teises kuradi sahtlis paar džonti ka. Ja nad olid juba rahva vahele kadunud ja siis järsku mul jõudis kohale, et oota, et see sahtel, kus nad olid otsinud, et jah, seal oli ainult 2 grammi kanepit, aga seal oli ka mu rahakott. Ja nüüd sa võib-olla mõtled, et Sander, sa oled palju reisinud. Ometigi sa ei kanna ju iga päev kogu sularaha kaasas. Enam ei kanna. Ja mõlemad krediitkaardid, kõik dokumendid, kõik asjad. Ja tollel hetkel ma mõistsin ühte oma sõpra, keda ma olin aastaid ja aastaid naernud ühe hetke üle. Me ei ole, kui naiivne ja loll võib turist olla. Me olime Egiptuses reisil, me sõitsime bussiga Kairost, Sharm el Sheikhist Kairosse. Ja seal oli tee peal, kuskil poole tee peal, keset kõrbe oli tualetipeatus. Lihtsalt keset kõrbe üks väike ilma akende usteta maja. Mingi härra seis ukse peal, palli alu, papp-tops, on ju, siia münt, saad minna. Ja tuusik tualetti maksis ühe kohaliku, kõik otsisime seal metalli ja kõik leitsime ühel sõbral, tal ei olnud metalli. Ainukene kupüür, mis tal oli reaalselt 10 000. Nagu reaalselt. Nagu sellega ostetakse kinnisvara, sõidukeid, veerand riigieelarvet, on ju. Ja meil oli see, et kuhu sa loll sellega lähed, et võta münt, oli, ei no mis kurat, et ametlik kasutus, et peab ikka ju raha tagasi saama. No. Hästi ametlik paljaluvend oli. Pluss ma nüüd ei ole ka mingi finantsgeenius, aga mul ei paistnud seal topsis 9999 vahetusraha olevat. Ja ta läks selle 10 000-ga selle mehe juurde ja hakkas lootama, see mees ei suutnud uskuda. Ta oli nagu, mis kuradi nagu... Ei no, ta ei olnud näinud sükest kupüüri varem, no. Ta oli võib-olla kuulnud, et see eksisteerib, aga ta ei olnud näinud sükest asja. Ta oli, mis see? Ja mu sõber hakkas, ta oli see, nagu kuidagi hirmult niimoodi võttis selle raha vastu. Ja ta reaalselt ei suutnud. Ja siis ta lihtsalt näitas niimoodi selja taha. Ütles mu sõbrale, et vahetusraha on seal. Seal oli ainult kõrb. Ja mu sõber oli, et no, et ju sa siis pead ära käima, no. Tüüp oli... Ja kuna ta ei tahtnud sellest unenäost ärgata, siis hakkas niimoodi eriti vaikselt taganema. Kuni sai uksest välja. Ja reaalselt ainult rõõmus laul ja kaamli kabja plagin, kuradi liivatorm seljadega üle kõrbe minema. Kõik täiega naerame, läheme kusele ja mul sõberist jääb seisma siin. Ei no see, et mida sa ootad, lähme kusele, ta ei ootan, kuni ta vahetusrahaga tagasi jõuab. Ja ma olin nagu terve aastaid naernud, nagu kui seal on loll, naiivne turist. Ja nüüd ma lihtsalt ise päisepäeva ajal 2 ilmselgele skämmeril ütlesin, härra, kas te saaksite mu sularaha hoida, kuni mina sinna poole vaatan? Ja ega midagi, hakkasin neile järgi jooksma, et küll ma nad rahva vahelt üles leian, sest mul oli üks tühi õllepudel. Mu plaan oli see, et ühe hukkan sellega ära, on ju. Ja siis hakkame teise vennaga vaatama. Jooksin neile järgi samal raameldasin kotis. Ja siis ma jäin seisma, sest seal oli mu rahakott. Ja kõik mu sularaha. Ja kõik mu krediitkaardid, kõik mu dokumendid, kõik asjad. Nagu... Nahu nad tahtsid siis. Või nagu, kas Hispaania politsei ametiriietus ongi Käsna-Kalle kõhukott või nagu... Või mis kuradi maailma kõige sitem skämm teil see on see, et jah, siin on 800 eurot sularaha, aga tead, ma isegi võtaksin tegelikult 8 eurost kanepit, palun. Aga vaata, vahet ei ole, et nad ei võtnud midagi, see oli minu jaoks traumeeriv olukord. Sest kui loll sa saad olla, nagu piltlikult öeldes, ma lasin päisepäeva ajal keset turiste täis kuradi väljakut ennast vastu seina suruda, lihtsalt kummardasin, lasin püksid alla, ütlesin, härra, tehke teie, mis teie tegema peate. Ja nüüd vahet ei ole, et suguti oli väike ja penetratsioon ei olnud sügav. See oli traumeeriv. Mis mõttes ma lasen ennast? Sest ilmselgelt, mis ma arvan, et ma nüüd reisin samamoodi, et koti 3. sahtel on lihtsalt kuradi narks ja sularaha. Ei ole.
minu koti 3. sahtel nüüd reisides on, ma tegin kodus kõigi 3 kraanikausi need haisulukud tühjaks ja mu koti 3. sahtel on nüüd haisulukulima. Miks sa küsid või? Tulgu järgmine vend, kes tahab koti läbi otsida. Saad küll 2 grammi kanepit, aga mis kuradi pask see on? Aga selles asi ongi, iga trauma tekitab järgmise trauma. Kui sinuga siuke asi juhtub, see ei jää lihtsalt sinu sisse, ilmselgelt midagi muutub su käitumises. Ma isegi julgeks minna nii kaugele, et minu arust vähemalt mul isiklikult, mul ei ole isiksust. See, mida ma pean enda isiksuseks, ongi lihtsalt minuga juhtunud traumade kogum. Kõik asjad, mis ma elus teen, kõik saab leida. Näiteks ma ei mängi mitte kunagi tikkudega. Ma olen kõige hoolsam ahjukütja. Huvitav küll, miks? Kas sellepärast, et ema ütles, et ära tikkudega mängi? Või sellepärast, et kui ma olin 12, ma panin oma venna põlema? Ja mul oli see Sipo tulemasin ja siis sepaturult tõssin. Ja siis ma harjutasin neid mingid trikke, kus sa saad mingi kustu panna. Ja siis lõin teda kuidagi kustu käega, aga kustu ei läinud, aga see sisu lendas küll seest välja. Venna jalgade peale, diivani peale, tulekera, kulmud läinud. Karta on, et ma ei mängi tikkudega, vaata. Aga see võib-olla ongi tänase õhtu läbiv teema, kuhu me tahaks jõuda, on see, et iga trauma tekitab järgmise trauma ja minu arust tihti me inimestena me ei saa aru sellest. Ma toon te näiteks ühe lihtsa näite, kuidas üks väikene, kuidas paar sõna, mis keegi ütleb, võib reisida aastaid ja aastaid ja aastaid edasi. Selle loo jaoks on 2 olulist fakti, mida te peate teadma. Neist esimene fakt on see, et ma olin hästi musikaalne laps. Ma armastasin laulmist, ma olen kohutav laulja, aga ei ole vahet, see on asi, mida ma teen ise endale. See ei peagi sulle meeldima, see teeb mind rõõmsaks, see on midagi, mis tuleb minu seest välja. Ja ma lapsena, ma pigem laulsin, kui rääkisin. Et mulle kirjeldati seda niimoodi, et kui mind saadeti 6-aastaselt maasikaid korjama, sa kuuled, kus vend paneb põllu poole ja vaikselt laseb ise endale maasikad, seemned on väljapool. Ja ma tean, hitipotentsiaali on kõvasti ja teine oluline fakt, mis sa pead teadma, on see, et sinu muusikaõpetaja ei tahtnud olla muusikaõpetaja. Sinu muusikaõpetaja tahtis olla Anne Veski, aga mingi hetk elu tuli ja ütles talle lihtsalt ei. Anne on juba olemas, sa oled siin. Ja nüüd, 3. klass, kooriproov. Ja kõik õpilased laulsid oma õpetajale ette, oma õpetaja otsustas, kes läheb edasi koori õpetaja juurde ja ma olin selleks nädalaid valmistunud, mul oli oma laulu harjutatud, mul oli mingi väike tantsukava, mul olid kõik asjad ja ma olin nii valmis ja 35 last laulsid enne mind, ma olin nimekirja 36, kõik 35 läksid kooriproovi ja 36 tuli minu kord ja õpetaja niimoodi ütles õigus ja ma hakkasin vaikselt püsti ajama. Siis ta lõpetas lause, et õigus ei pea isegi mulle hakkama laulma, et ega tal koori asja pole. Sa kole hoor. Ei no, mis kuradi mõttes sa 10-aastasele niimoodi ütled? Ma saan aru, et muusika on kunagi sulle haiget teinud, aga nagu mis mõttes sa nüüd mulle edasi pead andma selle asja, vaata. Nagu ma ei ole 20 aastat pärast seda laulud, mis arvad, mis jäigi minu sisse lihtsalt vaikselt. Ei jäänud ju. Ilmselgelt iga trauma tekib järgmise trauma. 7 aastat see oli minu sees, kuni tekkis võimalus. Olin 17. Jõuluõhtu meie kodus. Mu ema väga musikaalne inimene. Laulab super hästi, mängib mitut instrumenti, aga mina teismelisena vist ei teadnud seda. Ja ma olin 17, mul vend oli 20, kui ema otsustas, et avab selle külje endas ja jõuluõhtu ja 6 kingitused ja lihtsalt süntesaator. Okei, huvitav ja tuleb ema kingituse kord. Ema läheb süntesaatori taha, ütleb, tead, et ma laulan üle väikese laulu ja kõige siiram ja kõige südamlikum laul, mis me elus. Ta lihtsalt laia naerdusega hakkas meil lihtsalt halli pilvevati sees elab päkavikumees. Ja see väike vitt minu sees nägi võimalust. Ja ma hakkasin kõva häälega naerma. Järgmised 6 kuud, iga hommik ma olin hommikusöögi lauas halli pilvevati sees. Ja see oli üks ja ainus kord elus, kui ta meile laulis ja ta viis süntesaatori pandima ja on nüüd pulve.
aga see ongi asi, millest me ei saa kohati. Üksik sõna võib jääda kellegi ellu aastateks. Näiteks gümnaasiumis meil oli nende koolimütside, nende teklite või nende mõõtmine on ju. Tädi tuli klassi ette, andis paberi ja mõõdulindi, käis ringi, kõik mõõtsid ära, panid numbri kirja, paberi jõudis ette tagasi, ta niimoodi vaatas nimekirja üle, jõudis alla, ütles õigus. Oi, et õigus on küll valesti mõõtnud, et nii suur küll ei saa pea olla. Mõõtsime siis klassi ees üle ja saab küll. Ja siis ta niimoodi täitsa muu seas ütles, et ongi lihtsalt ebanormaalselt suur pea. Ja mis arvad, see jäi sinna paika või? Järgmised 3 aastat gümnaasiumis kuradi staadionil joosta ei jõua, kuuled, keegi paneb, aga kallutab pead ette! aga jah, mul on küll neid asju, kuidas mingi nii väike, nii loll asi võib lihtsalt mu lemmik asja võtta ja enam ei laula. Ja kuidas näiteks ma hakkasin gümnaasiumis, sõbrad tutvustasid mulle, ma hakkasin tegelema erinevate fantaasiamängudega, ma hakkasin tegelema sellise asjaga nagu LARP. Ma ei tea, kas te teate, mis see on, kui te olete võib-olla näinud kuskil pargis ringi jooksmas mingi keskaegsete kostüümide ja hallide teibitud relvadega koolinoori, siis see ongi. See on põhimõtteliselt fantaasia taaskehastus, mis iganes mäng, hästi äge, aga mida meie hakkasime sõpradega tegema, on siis see nii-öelda see lahing pool sellest, me tegime terve suve Tartus Tähtvere pargis lahingtrenne, meil olid mingid rüüd seljas, need teibitud mõõgad ja kuna see on teibitud ja sul on mingi kaitse, siis sa surnuks lüüa ei saa, mis tähendab, et tagasi ei pea ka hoidma, vaata. Ja terve suve lihtsalt ninad, verised, müdistame, nii äge. Ja siis mul sõber ütles mulle, kuule, tegelikult, et see on Eestis selline päris organiseeritud asi, et äkki sa tahaksid minna päris mängule. Ja me läksime siis Rakvere linnusesse, oli linnuse vallutamise mäng ja ma olin nii põnevil. Ma valmistusin oma kostüümi ette ja oma mingi tegelase taustalugu ja värki. Ja siis läksin sinna, algab lahing pihta, nurga tagant välja jooksma, kõigi ees. Ja ma kasvasin selle pikkuse 16-aastaselt täis, ma olin gümnaasiumis üle 100 kilo, siuke päris hea müdistaja. Jooksen nurgad välja. Ja see lihtsalt seisab mingi 1,50 m kapuutsiga snõrr. Ja lihtsalt ja ei karda. Ja ma kurra, panen hoogu ja juurde tüüp ikka lihtsalt seisab. Mul lihtsalt, mis kuradi raisk, ma lähen ju maada. Panen kuradi, mul lähen maha sind, jooksen peale tüübile. Kuni jõuan tast mingi 10 meetri kaugusele ja siis tüüp paneb mulle taskust laisalt mingi hernekotiga. Ta oli võlur. Ja see hernekott tähendas, et ma olen nüüd 15 minutit kivikuju. Seisan seal puls, sott 70. Ainuke mõte peas, mis kuradi kivikuju mängule registreerimine maksis 600 krooni, vaata. Mind näen 20 meetrit ees, sõber ka kivikuju. Jube võimas võlur oli. Mingid nagu pilgud koht. Ma siis viskasin mõõga õlale ja kõndisin minema ja mitte kunagi elus tagasi ei läinud. Läksime sõbra onu korterisse jooma hoopis. Aigi tore oli, tegime õhtul, purris olime, tegime maja ja oma seda lahingmängu ja siis mingid vene poisid läksid mööda ja vaatasid, et meil on nii tore ja liitusid ka. Ja ütleme niimoodi, et nende relvad ei olnud teibitud, aga nagu mõtle kui pask, lihtsalt ühe hernekotiga võtad lihtsalt mu lemmikasja mult ära nagu. Aga samamoodi, ma ei tea, kas teil on ka neid, mul on nii palju asju elus, kus ma jään ise tagant järgi mõtlema, et huvitav, et mis jälje ma jätsin. Tead, vahepeal teed midagi või jutt, kus on see, et huvitav, et mis sellest kõikid edasi sai. Näiteks minu lugu, see oli 3-4 suve tagasi üks mu sõbranna abiellus Muusaarel ja üleüldse Eesti pulm võrratu traditsioon. Sest ükskõik kui ilusa laualina me paneme, ükskõik kui mitu lipsu sõlme me teeme, me oleme parmud ja see ei muutu. Ei tead, see nii ilus on kõik ja siis 23.15 käib see nips ära, vaata. Pannakse 5 miinust peale ja kuradi vanaema tvergib. Selle kuradi käimisraami serva pealt tehakse artriidirohukriime, on ju. Hommikul oleme kõik seljankakausid, aga jube ilus pulm oli. Jah, vanaema, aga sa võtsid onu Arvolt suhu, kas me sellest ka räägime või nagu...
Vanaema on peigmehe pool ja onu Arvo on pruudi pool, ärge nüüd tegeme siin mingit insesti komöödiat ei korralda, aga igal juhul sõbrannapulm Muusaarel ja võib-olla kas keegi saaks mind aidata selle seletusega, kas siin juhuslikult viibib keegi, kes töötab meditsiinivaldkonnas? Ja, väga hea. Kas sa saaksid palun aidata mul seletada, öelda kogu klassile, ühesõnaga seal pulmas hakkas levima selline tore viirushaigus nagu noroviirus. Kas sa saaksid palun kogu klassile öelda, mis asi on noroviirus? Vaata, ta ei taha öelda, sest ta praegu otsib viisakaid sõnu oma peas. Mis asi on noroviirus? On haput vett igast august. See on kõige kohutavam pasanteeria haigus, mis olemas on. See on reaalselt pasanteeria, millesse võib ära surra. Sa võid nii palju vedelikku kaotada. Ja kuidas seal pulmas levima hakkas, seal oli 3 nädalat varem olnud üks Soome pulm. Nad olid selle Soomest kaasa võtnud, oli läinud levima ja siis ei olnud väga hoolsalt nõusid pestud ja siis see läks meie pulma ka. Ehk siis noroviirus tuntud ka kui Suomin paskataudi. Ja veel üks oluline asi, mis te peate teadma selle haiguse kohta, on see, et sellel on võrdlemisi pikk peiteaeg 12–24 tundi, mis tähendab, et kõik pulmalised jõudsid erikohtadesse. Mina näiteks jõudsin Võrumaale oma ema juurde, mu ema elab Võrumaal ürgmetsa keskel ja kui on kuskil, kus oma organism välja siristada, siis see on ürgmetsas. Üleüldse metsas, selga vastu tammepuud ja kuradi palud esisasid appi ja värki vaata. Ei, tead kui hea, kui sul igalt poolt pritsib, tead kui hea on õues olla. Ma olen lihtsalt muru peal lenda, Pärast nagu rästiku poistiiki ja lasin puutaks ja eilselt näiteks mul elukaaslane proovis toas hakkama saada ja oli, mis ta oli, aga mina vähemalt seina ei pidanud pesema. Kuidas ma üldse teada sain, et ma sealt selle pulmas sain, oligi see, et siis oli järgmine päev ja siis sõbranna, kelle pulm oli, helistas mulle, ajasime paar minutit juttu ja siis ta niimoodi täitsa muu sealt küsis, et kuule, täitsa niimoodi niisama muidu, et kuidas ka kõht? Ja siis mul oli see, et kui sa küsid, et vedeleb praegu hoovi peal teine, et ja see pettumus tema hääles, kus ta oli lihtsalt see, et ta ütles kaadri taha kellelegi, kuule 10-st 10! Rohkem vist pole mõtet kõnesid võtta. Aga jah, 120 külalist, kõik 120 said. Aga vaata, sa tahad, et su pulm oleks meelde jääv ja Aga jah, nagu ma ütlesin, sellel on peiteaeg, me kõik jõudsime eri kohtadesse. See oli Eesti-Austraalia pulm, seal oli ka Austraalia peresid. Näiteks ühel Austraalia perel oli kohe järgmine päev tagasi lend ja võib-olla kes on käinud, teavad, ütleme nii, et on ka lühemaid lende. Neil oli 8+14 tundi ja siis selle 8 tunnise umbes 2 tundi olid õhus olnud, kui neil siis algas ja kui ma palusin sellel pereisal seda kogemust kirjeldada, siis ta ütles, et kujuta ette, et sa jooksed läbi lennuki, hoides oma 2 aastast ja ei suuda täpselt otsustada, kummalt poolt rohkem pritsib. Jah, sest kuidas nemad teada said, oligi see, et neil läks kõrvalistmel see väike sprinkler käima. Ei, sest vaata, 2-aastane ei saa hoiatada, ta ei saa olla, et tead isa. Mul veidikene mullitab. Võib-olla oleks aeg suunduda lavatoori. Aga nüüd, miks see lugu mind tänase päevani närib, on see, et seal pulmas esines ka üks armastatud Eesti laulja, Muhumaa oma poiss. Võiks öelda, et sangar seiklustfilmist. Ja kuigi ta tegi ainult 3 laulu, kuna ma olen tema suur fänn olnud terve elu, siis ma surusin neid korraldajaid ja kõik, et mina pean saama taga ühe pitsi tegema. Igal juhul ma teen taga pitsi viina. Me tegime pitsi viina, aga ega me nüüd seakombel ei võtnud. Tegime ikka snäkiga kõrvale. Ja juba 4 aastat
ma ärkan öösiti hirmuhigiga ülesse ja mõtlen, et kas ma oleksin Ivo Linna ära tapnud peaaegu. Kas 24 tundi hiljem If istus põlvini kuradi väikses väinas ja pesi sääri ja mõtles see kuradi habemega sitakott. Ma ei tea, kuidas teil, aga mind on alati natuke häirinud see, et me oleme Eesti inimestena, see, et me oleme kollektiivsed, me oleme nii vihased, me oleme nii ja ma ei saa aru, miks. Ma tean ja meil oli raske minevik, traagiline ja aga kas see siis ei tähendagi, et me peaks rõõmsamad olema praegu või? Sest nagu pask on ju läbi või nagu ei kujuta ette, kui kettas su vanaema võib olla või vanaema, kes iganes vaatab kuskilt pilvepiiri pealt ja teda kuradi sakslased sõitsid üle, venelased sõitsid üle, viidi Siberisse, kuradi Käpuli tuli tagasi lihtsalt sinu pärast. Ja nüüd sa oled vihane, sest neil ei olnud kaerapiima. Või nagu, kuigi ma arvan viimased 15 aastat tegelikult natukene on paremaks läinud, natukene oleme siin vahepeal rõõmsamad ja nii ja vaatame Euroopa poole, üks päev Tallinnas nägin üks mees naeratas. Ja kohe täitsa tavaline mees ei olnud vaimu ega midagi. Aga 30 meetrit hiljem sai vastu hambaid ka, mida see kuradi. Ei, mida sa irvitad niisama, no, aga ma tõesti, ma ei saa aru, miks me nii vihased oleme, aga mul on hea meel, et on läinud natuke paremaks ja ma olen üritanud üles leida seda põhjust, et aga mis see on, mis on toonud selle väikese killukese rõõmu meie eludesse ja selle jaoks ma pidin kõigepealt enda jaoks defineerima, mis on üleüldse Eesti inimeste kõige suurem stressiallikas. Ma ei tea, äkki keegi veel on selle peale mõelnud, kas kellelgi on mõni pakkumine, mis on Eesti inimeste kõige suurem stressiallikas? Keda see ilm kotib või nagu oled Eesti jaanipäeval käinud või? -4, siit tuleb lörtsi. Ja tüübid on lihtsalt spiido ja muru mütsiga grilli ääres. Ikkagi jaanipäev. Ei ole ilm, ei ole teine eestlane. Vihkan seda ka. Oi, teine eestlane. Äkki lõpetame ära selle kuradi idiootse stereotüübi. Ei ole ju. Mul on naabri, mis jumal lae vend. No. Mina näiteks laenasin trimmerit, tema ei toonud tagasi. Ei ole ilm, ei ole teine eestlane, ei ole raha, ei ole töö. Eesti inimeste vaieldamatult kõige suurem stressiallikas on ilmselgelt Tallinn-Tartu maantee. On ju? Aga see on loogiline ka. Mis mõttes meie kahte kõige suuremat linna ühendab kuradi surmamaantee? Nagu see on statistilises mõttes üks Euroopa, üks maailma kõige ohtlikumaid teelõike. Nagu kujuta ette, kunagi leiad ennast mingi Boliivia mägiteel, öösel vihma sajab, reka tuleb vastu, piiret pole, pead ronima juba rattad kuristikus, kive kukub. Hirmus on ju. Aga statistilises mõttes sa võid ennast lohutada sellega, et hei, vähemalt pole imaveres. Ja kui sa vaatad neid väikesi killukesi rõõmu, väikesi killukesi rahunemist meie eludes, siis sa näed, see kõik on korrelatsioonis sellega, kuidas Tallinn-Tartu maantee on saanud 4-realiseks. Päriselt. Mis iganes sündmus ajaloost. Sai valmis 15 kilomeetrit 4-realist, kunagi ammu, ma ei tea, kas te mäletate, 3 nädalat hiljem lõpetati ära siseruumides suitsetamine. Veits rahulikum oli, oli see, et okei, ma olen õue. Mul ei pea kogu aeg pulk suus olema. Sa ei usu ikka. Mõned aastad hiljem sai valmis 30 kilomeetrit 4-realist. Samal nädalal lõpetati ära öine alkoholimüük. Me olime kollektiivselt, et kurat, saan siis kaineks. Ma joon homme edasi. Okei, te ei usu ikka. Aastal 2007 jõudsime üle 40 kilomeetri 4-realiseni, aga ehitusvea pärast läks avamise päeval 15 kilomeetrit tagasi remonti. Järgmisel õhtul pronksiöö. Ja
ja ma näen neid inimesi siin saalis praegu, kes vaatavad mind selle näoga, et Sander, miks sa täpselt koomik oled? Ja aus küsimus, väga aus küsimus. See tegelikult algas üsna varases nooruses. Ma arvan, et minu tee siia punkti, kus me praegu oleme, algas, kui ma olin 4-aastane ja mu isa hukkus Estonia katastroofis. Lõbus algus, ma tean. Oi, praegu see pinge siin toas. Kui ma saaks seda Eesti Energiale müüa. Aga jah, ma olin 4-aastane ja mu isa hukkus Estonia katastroofis ja ma olin üsna kurb. Mis on ka aru saada, on ju? Ilmselgelt sa oled kurb selles olukorras. Ta oli üks 3 inimest, keda ma tundsin toona ja mõtle, sul saab 3 sõpru sama õhtuga. Hirmus on ju? Ja ma olin terve sügise kurb, ma olin terve talve, ma olin terve kevade kurb. Kevadel ema ütles mulle, tead Sander, et kaua sa siin kodus ikka deprekas oled, mis on veider asi, mida 5-aastasele öelda. Ja et ma saadan sind suvelaagrisse. Ja ma olin nii põnevil, ma olin nii õnnelik, sest muidugi suvelaagrisse, ma ka ei jõua nende kuradi kurbade inimestega siin kodus olla, muidugi suvelaagrisse. Ja ma endamisi mitu kuud mõtlesin, huvitav, kas see on see korvpallilaager? Äkki on see võrkpallilaager? Äkki see on lihtsalt rõõmsate laste suve rõõmulaager. See laager, kuhu ma siis läksin, oli Estonia lähedase kaotanud laste leinalaager. Laseme selle pinge välja. Mis võrdlemisi veidral kombel toimus mere ääres? Nagu... Ma ei ole nüüd päris kindel, aga ma pakun, et me ei taha kanuuga sõitma minna. Aga selles mõttes ma ei taha midagi selle laagri kohta halba öelda. Mul on nii hea meel, et see asi toimus. Need inimesed, kas sa kujutad ette, kui pööraselt julge mõte on vaadata seda, et sul on riigis mingi mitusada depressioonis last ja otsustused, et kuulet, aga kui kutsuks nad kõik siia ja ütleks, et pole hullu. Aga jumal tänat, nad tegid seda, sest tolle punktini mina arvasin, et see mingi asi, milles mina olen süüdi. Ma mõtlesin, kuidas siuke asi saab mu emaga juhtuda, kuidas kurat on siuke asi üleüldse võimalik. Ja siis ma nägin teisi samasuguseid ja mul oli see, et lihtsalt elu on lihtsalt ongi pask. Ja see on väga vabastav arusaam, milleni jõuda. Sest jah, see on väga depressiivne, aga see on ka vabastav, sest kui kõik on niikuinii perses, siis võime sama hästi ju pitsi teha. Ja tõesti, mul on nii hea meel, et see laager toimus, ma olen nende inimeste elu lõpuni tänulik, aga seal olid mingid asjad, mis olid natuke veidrad. Näiteks laagri 6. päeval toimus minigolfi turniir. Nüüd, ma ei ole nüüd ka ekspert, aga ma ausalt ei tea depressiivsemat mängu kui minigolf. Nagu mis kuradi sitt, või nagu pall on, kepp on, aga pull ei ole. Mäletan, läksin rajale, vaatasin inventari, hakkasin hoogu võtma, tüüp tuli oot, et see on selline koksamise mäng. Mis isa? Aga ma kusjuures võitsin ära selle minigolfi turniiri. Mitte siis kogu laagri peale, vaid nagu oma selles depressiooniklassis. Ja ma mäletan, ma seisin seal 5-aastaselt leinalaagri minigolfi trofeega, kuhu võrdlemisi halvas maitses oli Estonia peale kirjutatud. Ja ma mäletan, ma seisin ja vaatasin seda kuradi trofeed ja mõtlesin, et see elus vist on tõesti kõik võimalik ja nüüd 30 aastat hiljem me oleme siin, aga ma tean, et see tundub veider koht, kus komöödietendus lõpetada, aga me oleme jõudnud lõppu ja minu arust see on väga sobilik koht, sest tänasel õhtul oli ainult üks eesmärk. Nagu te olete aru saanud, minu sees on väga palju traumasid ja mul oli vaja see pask kellegi peal välja laadida. Ja nüüd on teie võimalus minna seda kõike mööda vabariiki edasi paljundama või siis, kuhu ma tegelikult tahan jõuda, on see, et meie käitumine päriselt jätab teistele inimestele jälje ja meil kõigile meeldib käia läbi elu, nagu teised inimesed oleksid arvutimängu tegelased, kes aktiveeruvad ainult siis, kui meie tuppa astume, aga tegelikult ei ole, tegelikult nad on päris inimesed, kellel on ka vahepeal sitt ja deprekas, ehk siis kuhu ma jõuda tahan, on see, et oleme kõik natuke paremad ja märkame inimesi enda ümber ja siis tegelikult saabki korda minu mõtted, aitäh.